Selle hooaja üks kõige suuremaid märksõnu on vihm ja seda kinnitab ka tegelikult meie tänane videoblogi. Lähme vaatame lähemalt, mis on olukord meil suviviljades ja räägime ka põgusalt viimasest talinisu haigustõrjest. Oleme tulnud siia Suviodra põldu ja hetkest põllupilti vaadates tundub taimik üsna tihe ja väga lopsakas. Kasvufaasi vaadates siis on suvioder hakanud siinkandis jõudma 32 kasvufaasi ja see on tegelikult ka ideaalne aeg veel kasvu reguleerimist teha. Et kui me vaatame siin talivälja erinevaid pilte, siis oleme näinud päris palju juba tegelikult lamandumist ja et seda suviviljades rohkem ennetada, soovitame omalt poolt medaksmaksi vähemalt 0,4 kilogrammi hektari kohta kasutada. Haiguste poole pealt soovitakse oma portfellist Palaiat 0,5 või Briaxori vähemalt 0,5 liitrit hektari kohta, sest ilmastikutingimused on olnud väga soodsad erinevate haiguste nakkuseks. Mida veel hilisemates suviodra sortides meeles pidada, on kindlasti planeerida taimekaitseringiga hilisem fungitsiiditõrje. Et nagu ka taliodra puhul oleme erinevaid katseid teinud ja kolleeg Kristjan on teinud ka suviodras, siis oleme näinud korralikku lisasaaki ja ka tegelikult kvaliteedi tõusu. Et kui on tegemist hilise odraga, siis soovitame hiljemalt, kui pea on välja tulnud, teha ka teine haigustõrjering. Selleks sobivad näiteks väga hästi Palaia ja ka Revitrex. Tuletan teile ka kallid põllumehed meelde, et meil on veel endiselt käimas fungitsiidi kampaania, kus T1 plus T2 võrdub 4 ja see kehtib kuni juuni lõpuni, ehk siis kaasa arvatud juuniostud lähevad ka meil kampaaniasse arvesse. Ehk siis laadige arved üles ja saage rohkem punkte. Mida põllus kindlasti veel tähele panna just suviviljades on erinevad kahjurid. Et tulenevalt soojadest ilmadest on hakanud levima ka lehetäide arvukus. Seda ilmestab väga hästi ka tehnoradades olevate lepatriinude olemasolu. Et kui foon ikkagi on suur ja on näha alarindes väga palju lehetäisid, siis soovitame ka insektitsiidi paagisegusse lisada ja kindlasti pöörake ka tähelepanu, millised tooted võib kasutada päeval ja millised öösel. Liblikõieliste põldude pilt on sellel aastal ka üsna erinev. See on eelkõige tingitud erinevatest külviaegadest ja hanede kahjustus on olnud sellel aastal ka üsna märkimisväärne. Et on põllumehi, kes on pidanud tegema ka korduskülve. Kui aga seda põldu siin vaadates, siis umbrohutõrje on väga hästi toiminud ja et mitte ära unustada ka nii hernes kui oas fungitsiidi just kasvufaasis 61, kui esimesed õied hakkavad ilmuma. Haigused, mida liblikõielisi kimbutavad, on laikpõletikud, oa puhul šokolaadilaiksus ja ka hahkallitus. Meie tooteportfellist toode Pictor Active kulunormiga 0,3 kuni 0,5 liitrit hektari kohta saame nii ennetava kui ka hea tõrje mõju nendele haigustele. Liblikõieliste põldude puhul ei puudu ka kahjurid. Oleme näinud põldudes nii teramardikaid kui ka juba lehetäisid. Kui ennem rääkisime fungitsiidi kasutusest, siis tegelikult saab nii Pictor Active'id kui ka insektitsiidi väga hästi koos ajastada ühesse paagisegusse ja saame teostada nii haiguste tõrje kui ka kahjuritõrje. Nagu videoblogi alguses sai mainitud, siis räägime põgusalt ka talinisu viimasest haigustõrjeks, milleks on siis T3 pritsimine. Kui me vaatame taliviljapõldu üldse üle Eesti, siis nurisemiseks põhjust ei ole. Küll aga ilmastikutingimused on olnud seinast seina ja pigem on sademeid olnud veel rohkem. Sellest tulenevalt on just talinisudes kõrge nakkusoht fusarioosiks. Mida võib-olla veel fusarioosi nakkuse juures meeles pidada või mis on just need eelistegurid, et fusarioos saaks nakkuda, on sademed õitsemise ajal, kõrgem lämmastikufoon ja tegelikult ka eelvili.
kus on olnud nisu järgi põllud ja ka tegelikult maisi järgi nisud, siis seal on fusarioosi nakkus kõrgem. Ja et seda nakkust ära hoida, soovitame õitsemisaegses faasis kasutada meie toodet Juventust 0,75 liitrit hektari kohta. Fusarioosi tõrjeaken on küllaltki kitsas. See on kasvufaasist 61 kuni 65 faas, ehk siis alates õitsemise algusest kuni õitsemise keskpaigani. Kõige lihtsam põllupilti vaadates on see, kui me vaatame peale otsa ja esimesed tolmukad on just pea keskelt väljas, siis sealt hakkab viljapea just õitsema. Nii et kui minna fusarioosi tõrjet tegema, siis kindlasti valige asool toimeainega fungitsiid ja tehke see võimalusel ära. Kevadhooaja lõpuks tahaksin veel teile öelda, et tehke viimased pritseringid ja põllutööd ära, et saaks jaanipäeval aja maha võtta ja ka natuke puhata ning hakata koristuseelseks perioodiks valmistuma. Seega püsige kanalil. BASF. We create chemistry.